Viimased korrad, kui me oleme Motomelu saadet mobiilautokeskuses filminud, siis me oleme ikka näidanud uhkeid, eksklusiivseid ja väga kalleid ilusaid masinaid. Kas see on tõepoolest kõik, millega te tegelete või tasub ka sellist, kui ma ütlen siis, halli argipäeva autot siit otsida? Jaa, no ma arvan, et me oleme üks väheseid autokeskusi, kus on nii lai spekter, et alates mõne tuhandest autost kuni mõne 100 000 autoni ja mõne korrad isegi kallimad. Aga jah, et miks me nii välja paistame ja jah, me oleme teinud saateid, et tuua välja, et me toome ka kallid autosi. Küll aga oma Facebooki lehel me oleme proovinud ja vahepeal paneme ka lihtsamatest autodest pilte ja postitusi. Ja need ei sõida üldse. Et inimestel ikka meeldib neid läikevaid ja kallid asju vaadata. Kuigi jah, tegelikult päris elu ja enamus äri on ikkagi nii-öelda tavalised autod. Et tegelikult igal ühele midagi. Absoluutselt, et seda me oleme ka kommunikeerinud aastaid, et meie valik, et meil on üle 2 miljoni sõiduki valikus, et kogu Euroopa on peegeldatud eesti keeles siia. Et Eesti valik on sõltub hooajast 15-20 000 autot, et mitte teha enda arvelt kompromisse, et mitte võtta autot, no jõu pärast, et hea küll, ma võtan selle, et värv küll pole see või velk pole see või et läbisõit võiks olla väiksem või et no, seda lisa ei ole ja kolmandat lisa ei ole. Euroopa on nii suur, et me lihtsalt otsime nii kaua, kui me leiame selle kõige õigema ja seal on nagu kaks asja, et üks on see, et inimesed on täna valmis maksma isegi rohkem, et see auto ei pea olema odavam, kui ta on Eestis, aga ta saab sellise auto, mis vastab tema vajadustele, et üks on emotsionaalne vajadus, et ilus ja kõik muu, aga siis on ka need lisad, et ei pea olema, et ta on odavam, aga jah, et reeglina on ka Euroopas toodud auto odavam kui kohalikul turul pakutav. Kui me räägime kallite autode toomisest, siis see transport, see on pisku auto hinna kõrval. Aga kas tõepoolest on mõtet täna Euroopast otsida 10, 20, 25 000 eurost autot? Kindlasti tasub, et muidu me maja ei oleks püsti juba 28 aastat, et see ongi meie äri, et mingil põhjusel ju inimesed ikkagi ostavad sealt ja inimese ostukäitumine on see, et ikkagi ostab seda, mis on parem või siis soodsam. Kas transpordi summat saab panna ka näiteks liisingu maksesse või selle peaks teile kohe välja käima? Kõik, mis on siin vahepeal sellel teekonnal olnud, kujundavad lõpuks selle auto turuhinna ja liising finantseerib autot, kui ta on turuhinnas. Me ei saagi müüa üle turuhinna, meil on lepingud, meil on hindamisaktid, et me ei saa üle küsida. Ehk et absoluutselt, inimene vaatab auto välja, ütleb, ma tahan seda autot, ma soovin seda autot siia, ma soovin sellele autole vahepeal selliseid lisasi juurde panna. Kõik on võimalik, isegi istmesoojenduse paneme juurde, kui on vaja. Ja lõpuks ta saab selle auto kätte siit meie loovutusruumist. See auto on Eesti registris pestud, liisingus, me anname talle passi, mis on liisingu nimel, kus tema on vastutav kasutaja, komplekti võtmeid ja elu läheb edasi. Ehk tegelikult vahepeal ei pea mitte midagi tegema ja valdaval osal inimesel on soov, et võtaks vana auto vastu. Tihti on see, et liisingi idee ennem nii-öelda uut pakkumist või ei anna seda autot, kui koht on vabaks tehtud. See koht vabaks siis tähendab seda, et eelmine on möödud. Ja see tekitab sellise tõrke, et inimene sai justkui enne uut autot osta, sellepärast, et kui finants on veel, tal on kohustus üleval. Ehk siis me hindame selle auto eelnevalt ära, me lepime kokku, me lepime taustal pangaga kokku, et te võite teha tingimusliku pakkumise ja me garanteerime pangale, et me ostame selle vana auto ise välja ja kogu selle protsessi taustal inimene ei pea neid detaile teadma, ta sõidab vana autoga meile, tõstab asjad ringi ja sõidab uuega edasi. Me pärast selle vana auto kõik formaalsused korraldame ise. Seega hall metallik diislist kuni Lamborghini Urus SE-ni. See vahemik on ilusasti teie kanda, kes tahab autot mobiilautokeskus. Ja hästi öeldud, sellepärast, et All Metallic diisel on siin ja esimeses saalis on ka Lamborghini Urus. Küll aga jah, see valik on hästi suur. Vaadake meie kodulehte, kus on pea 2 miljonit autot või ka meie sotsiaalmeediat, kus me siis postitame, jagame värsket tulnud või ka siis vahel Euroopas olevaid häid sooduspakkumisi.